Tere! Minu nimi on Lembit Tork, ma olen Sirkel ja Malli projekteerimisbüroo peaarhitekt. Täna ma esitlen teile meie visiooni rekonstruktsiooniprojektist aadressil Jaani 4. Nüüd, see on siis asukoht Haapsalus, siin kus on nool. Hetkel seal eksisteerib see keeglihall ja teisel korrusel hostel. Nii et kui vaadata nüüd põhi asendiplaani, meie kinnistu on natuke ebatavaline selles mõttes, et siin on suhteliselt teisehitatud, kuna keeglihall just tahab enda alla sellist pinda. Üldiselt on siin hooned kas siis ristkülikukujulised või L-kujulised koos abihoonetega ja mida me siin kavatseme teha, siis muudaks selle asendiplaani selliseks, et oleks rohkem nagu üldiselt siin rajoonis oleks. Et siin me näemegi meie ettepanek, see on siis katused, me näeme, üks katus on siin, teine on siin, et siis ühest hoonest moodustub kaks hoonet ja siis siin on ka roheala pakutud, mida varem ei olnud. Pluss parkimine 13 auto jaoks ja uus otstarbe oleks korterid ja üks äripind. Jälle natuke konteksti, me oleme siin. Nii, ümbruskonna hooned. Nagu me näeme, üldiselt neid iseloomustab viilkatus. Ajalooliselt rohkem levinud kelpkatus või poolkelpkatust on siin järjest vähem, kuna on asendatud neid ja pandud pigem viilkatusteks. Nii et siis kõrval olevalt siin on Haapsalu raekoda, Jaani kirik, muud hooned kaasa arvatud kohe kõrval oleval krundil eramu ja siis kõrval siinpool on kunstikool. Siin ma just näitan kahte vaadet sellest, üks on siis tänavafassaad ja teine on siis graafi aia poolt. See on tähtis, ma räägin hiljem miks. Nii, olemasoleva hoone eest. Siin on siis sissepääs, keeglihall, sissepääs siit kõrvalt läheb ülesse hostelisse. Ja taas pildid samast hoonest, eriti siit graafi aia poolelt on see üsnagi tuim hoone ja meil on kavas siis hoida olemasolevaid vundamente suurem jagu välisseintest, aga siis ehitame selle peale. Peab ka täheldama, et kinnistu asub Haapsalu vanalinna muinsuskaitsealas, mis on ka siis vana linnamüüri sees. Siin on huvitav pilt, et näha, et siin on vana kaev, vana keimla asukoht, tänavajoon on siis siin. Kõrval olev eramu on sama ja alles. Siis meie kinnistus paremale Jaani tänav 2, sellel on huvitav ajalugu, et kunagi oli see algselt sisuliselt poolkelpkatusega ühekorruseline hoone katusekorrusega. Seda ja mitmeid muid hooneid siin samas linnas on siis muudetud selliseks kahekorruseliseks koos viilkatusega. Selleni välja, et see on olemasolev hoone praegu ja keeglihall on siin kõrval. Kui nüüd vaadata väljavõtteid muinsuskaitse eri tingimustest Haapsalu linna üldplaneeringust, siis põhiliselt käsitleb see hooneid, mida tuleks restaureerida originaal seisu, kuidas käsitleda materjale, katuseid, aga mis puutub meisse, siin on punkt 11, uue hoone arhitektuur, meil ongi siis uus hoone, peab lisama olemasolevasse ajaloolisse keskkonda uut kvaliteeti, samas harmoneeruma olemasoleva keskkonnaga
kuid olema arhitektuurselt selgelt kaasaegne. Et see ongi meie lähtumine siin, et on tekib väike dialoog vanemate hoonete ja uusehituse vahel. Natuke juttu sellisteks pretsedentidest või referentsidest nii Tartus kui ka Tallinnas, et miljööväärtuslikkusse alasse, kus on puithooned, on siis matkitud tihti skaalat, mahulist lahendust, katusekaldeid, välisviimistlusmaterjale, aga siiski kaasaegses võtmes. Siin me näeme väga ilus hoone Tartus, arhitektuuriklubi on siis autorelamud. Et siin on siis huvitavalt fassaadilaudisesse nikerdatud väike muster ja see on siis selgelt kaasaegne. Katused on väikse väljaulatuvusega miniräästatega. Siin, mis oleks nii-öelda veel kaasaegsem interpretatsioon, on siis täitsa ilma räästateta, aga mängides sama katuse kaldega. Veel 2 näiteid Tallinnast, nüüd mõlemad on Kalamajas. Et mind eriti huvitab see hoone siin, need on siis uued, see on olemasolev ja vanem, et on matkitud siis selle maja üldproportsiooni ja joont, kuigi on lisatud U-aknad, et saada rohkem ruumi korteriteks. Meie lahendus, me sellist asja ei tee, pigem me lõikame sisse ja sinna paneme katuseterrassid. Ja siis teine näide, kuidas maja hoone võib olla ühelt poolt ühtepidi, teiselt poolt teistpidi. Üldiselt jätkates tänavajoont, aga siis sellises kaasaegses võtmes veel U-akende lisamisega muutub veel omapärasemaks. Kolmas aspekt on maja viimistlused ja dekoratsioon. Et siin on väga ilus näide Mängula maja Tartus, kus on siis tehtud veranda stiilis juurdeehitus olemasoleval hoonele, kus on siis kasutatud eksisteerivat, ütleme, vana matkivat dekoratsiooni pluss sellist kergelt kaasaegsemat. Ja et see mäng, et nad ei ole täpselt samad, see nii-öelda dialoog on siis värskendav ja kuidagimoodi äratuntavalt kaasaegne. Nii, nüüd meie kinnistu juurde, Jaani 4. See on keldrikorrus. Keldrikorruse osa, kus on praegu paekivist völv lagi, see kõik jääb alles. Ülejäänud hoonestusel, kus on keeglihall, me lõikame välja keskelt osa põrandaplaadist, et siia mahutada parkimine ja rohelist. Tulevad uued kandvad vundamendid, sest et siin on siis üks 2-korruseline ja siia tuleb peale 2-korruseline pluss katusekorrusega kortermaja. Plaanidest nii palju, et tänava fassaad on siinpool, äripind jääb siia alles, aga siis peasissekäik selle hoone osa korterite jaoks, 2 korterit veel esimesel korrusel, eraldi hoone siin, tal on siis peasissepääs hoovilt ehk sisehoovilt ja järjest korterid. Kõik korterid on umbes 55 ruutmeetrised, üks neist, mis on teisel korrusel, mis ma nüüd näitan, on suurem, 83 ehk 84 ruutmeetrit. Siis katusekorrus, kus on vaid 2 korterit, sest et osa sellest jääb muidugi katuse kalde alla. No siin on siis lõige Jaani tänava kõrval olev maja ja siis katusekorrusega maja, kus on siis ka olemasolevad kõrged laed. Muide, need konstruktsioonid jääksid alles, ülemised on lisatud, aga siia mahub mitte ainult kõrge laega elutuba, vaid
ka selline mesaniin või ekstra olemise või magamisala. Siis siin on risti teistpidi lõige ja toredalt on välja toodud võlvlaega endine kelder, mille peal hetkel on üles ehitatud suur viilkatus, selle me tahame maha võtta ja siia rohelist peale istutada ja siis on paremad vaated nendest korteritest õue poole ja graafiaia poole ja siis seda ala saab ka kasutada lapse mänguväljakuna. Nii, fassaadide poolest, see on kõik siis teisel korrusel on puitviimistlus, alumisel korrusel on siis hetkel krohvitud olemasolev kivisein ekstra soojustusega. Tänava fassaad Jaani tänavalt ja siis kõrvalt vaatega hoovi poole. Siin me oleme üritanud igas sammul hoida nii lihtsad ja lakoonilised kujud, kui annab teha, et lihtne teine korrus viilkatuse all, mis teda veel siis kaasaegsemaks muudab, on tema iseloomulik puitvälisviimistlus, pluss põrandast lakke, prantsuse stiilis aknad, mis avanevad sissepoole piiretega, et oleks selline kaasaegsem tunne ja rohkem avarust ja valgust korterites. Niisiis ülevalt poolt, siin on siis see Raekoja hoone, Lossi platsi kõrval olev park. Siin kõrval on siis kunstikool ja nagu me näeme, siin järjest on viilkatused ja ka teatud motiiv, mis on topeltviilkatused, ehk siin on viilkatus, siin on siis järjest hoovi peal meie kõrval oleval krundil 2 viilkatust järjest ja siis meie nii-öelda pargipoolne hoonestusel on siis ka topeltviilkatus. Ja siin me nüüd näeme kõrval oleva eramu poolt, et aed eraldab neid kinnistuid, siin on siis Jaani tänav ja meil on siis kahekorruseline pluss katusekorrusega osad. Graafiaia poolt. See on võib-olla mu lemmikpilt, sest et siin ongi see kohale iseloomulik, kergelt külatunde tekitavad viilkatuste kordamine ja mäng ja puidust ja siis paekiviga ka. Me oleme siin, nagu te näete, välja toonud selle keldri müüri välimise osa, et see ja siis veel siia teinud väikse madala müüri paekivist. Need on siis kõrgete akendega vaadetega graafiaia poole. Hoovi poole vaade ja siin lihtsalt natuke täpsemalt näha seda viimistlusettepanekut koos prantsuse akendega ja piiretega. Et see ongi siis terve presentatsioon ja ma loodan, et see on olnud teile inspireeriv ja huvitav vaadata ja loodan, et saame sellest edasi rääkida. Suur aitäh!